HITSA Moodle asub aadressil moodle.hitsa.ee. Avalehel on teil vaja kõigepealt sisse logida. Võib-olla on teil juba konto olemas selles keskkonnas, olete õppinud kõrgkoolis või kutsekoolis, isegi gümnaasiumid kasutavad kõik ühte sama Moodle'it. Kui teil on see konto, võite proovida kohe sisse logida. Kui te arvate, et olete siin käinud, aga parool enam ei meenu, siis vajutate lingile, kas parool läks kaotsi. Siia sisestate näiteks oma meiliaadressi, siia alumisele reale vajutate otsing ja teile tuleb e-kiri, automaatne kiri, mille sees on link. Kui te klõpsate lingile, siis te saate endale luua täiesti uut parooli. Muidugi kasutajanimi peab siis teil ka olema ja kasutajanimi tuleb samas kirjas teil ka, et lugege see kiri korralikult läbi, seal on olemas teie kasutajanimi ja siis link, kus te saate parooli teha. Nüüd meie teeme praegu täiesti uue konto, oletame, et meil siin ei ole kontot, vajutame lingile loo uus konto. Selles keskkonnas saab teil olla ainult üks konto, sellepärast me ei saagi teha teist samasugust kontot samale inimesele, kuna see on kõik seotud teie isikukoodiga. Nii, kõigepealt sisestame või mõtleme endale välja kasutajanimi. Kõige parem variant on siis väikeste tähtedega kirjutada oma ees- ja perenimi kokku. Kui selline nimi juba on olemas, kui see on levinud nimi, siis võib ka mingi numbri veel lõppu panna, näiteks sünniaasta number või mõni sünnikuupäeva number. Aga võib ka niisama jätta. Parooli nõue on see, et see peaks olema vähemalt 6 märki pikk. Ehk see võib olla nii numbritest kui tähemärkidest koosnev. Aga nõue on ka see, et vähemalt üks number peab siin olema. Et valige endale sellised kasutajatunnused, mida teil on lihtne meelde jätta ja mida te siis, ma soovitan ka kuskile esialgu kirja panna, et ei unustaks, et iga kord saate ilusti sisse logitud. Nii, kasutame sellist meiliaadressit, mida te saate siis ka kohe avada ja mida te igapäevaselt kasutate, kuna sinna tuleb kinnituskiri ja edaspidi hakkab tulema sinna ka koolituskeskkonnast kursuselt koolitaja poolt postitatud teated. Meiliaadress tuleb sisestada 2 korda. Nii, eesnimi ja perenimi samamoodi. Ja nüüd sisestage siin piltide peal olevad sõnad siia lahtrisse. Kui teile tundub, et ei saa päris hästi aru, mis on kirjas on, te võite tellida endale uued pildid. Too muu captcha. Et kui see tundub parem, siis hakake sisestama. Nii. Ja siis vajutate nupule loo minu uus konto. Nii, teile tuleb teade, et sellele meiliaadressile, mida te sisestasite, saadeti kiri. Palun avage see kiri ja vajutage seal olevale lingile. Nii, nüüd avan oma postkasti, kuhu tuligi lubatud e-kiri, HITSA Moodle tugi, avan selle kirja ja loen, et jah, et saan oma kontot kinnitada sellel lingil. Kui link ei ole aktiivne, et me ei saa selle peale kohe klõpsata, siis kopeerime selle Ctrl+C klahviga või siis parema hiireklikiga vajutades copy ja sisestame kõrval uues aknas brauseri ribale, otsiribale. Nii, ja saamegi siia HITSA Moodle'i edasise registreerimise lehele ja nüüd küsitakse teilt isikukoodi. Seda peab sisestama, ilma selleta te kontot luua ei saa. Kui teil ei ole
Eesti Vabariigi kodakondsust või isikukoodi ID-kaarti, siis võib klõpsata lingile mul ei ole Eesti isikukoodi ja siis te peate natuke rohkem kirjutama, miks teil seda ei ole ja miks te tahate keskkonda ikkagi kasutada. Aga enamasti on meil see ikkagi olemas, sisestame ära ja salvestame. Ja olemegi siis keskkonda sisse logitud.